Aga siis alustame, et ma lülitan sisse omal selle vestlusriba, et kui keegi tahab midagi öelda või sõna võtta või märku anda endast või ka hiljem hääletamise juures, siis palun sinna kirjutada. Et ma siis jälgin ja ma arvan, et Marika ka jälgib, et kui keegi endast märku annab. Et siis kõigepealt traditsiooniliselt kogu volikogu nimel soovin õnnitleda Urmast, kes tähistas 5. mail oma juubelit. Korra isegi sai kirjutatud talle, aga nüüd siis ka selline virtuaalne video tervitus sulle. Aitäh! Näita nägu ka, kus oled. Aitäh! Palun. Lilled on Marika laua peal, ma vaatan. Jah. Või Marika lilled äkki seal. Häda otsa saab ehk hädaolukord, siis saad lilled ka kätte. Aga mulle tundub, et ega siin suurt vahet ei ole. Oli eriolukord või hädaolukord. Ühtemoodi me oleme ikka kusagil kaugel üksteisest. Nii, aga siis läheks oma istungi korraldamise juurde, et kas on kellelgi mingid teateid, avaldusi? Jah, minul on avaldus. Palun. Ja loen selle siis ette. Avalduse pealkiri on ettepaneku tagasivõtmine, mis on siis registreeritud number 1/1283. 20. jaanuaril käesoleval aastal esitasin ma volikogule ettepaneku avada Haljala ja Vihula vallavolikogude poolt 15. detsembril 2016. aastal kinnitatud ühinemisleping selle muutmiseks. Ettepaneku esitamine oli ajendatud Võsu postimaja ostmisest esmatasandi tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil. Ja mul on tõesti väga hea meel, et postimaja kinnistu soetamine nurjus. Vahel sekkub saatus ise ebamõistlike ja kahjulike tehingute ärahoidmiseks. Nüüdsest tuleb vallavalitsuse tegevuse energia suunata kiiresti alternatiivsete lahenduste leidmiseks, et tagada perearsti teenuse osutamise jätkusuutlikkus Võsu piirkonnas. Ja väga mõjuvaks lahenduseks on kahtlemata Meretänav 6A, kinnistule kaasaegse hoone ehitamine, võttes ühelt poolt demokraatlikult kuulda Võsu kandikogu ettepanekuid ja kasutades selleks ka riigi poolt lubatud täiendavalt investeeringuraha selle kui uue asja ehitamiseks. Aitäh tähelepanu eest. Palun. Väga hea, et üks vana asi sai korraks ära lõpetatud. Kas on veel kellegil mingisuguseid teateid? Ei ole? Siis palun andke teada, kas päevakord, mis on teile saadetud, on sobilik tänase istungi läbiviimiseks. Teeme siis sedapidi, et kui kõik võivad käega märku anda, kui soovivad, aga et kui kellelgi on midagi selle vastu, siis andke endast teada, öelge või kirjutage. Poolt. Kõik on poolt. Poolt, jah. Seega on päevakord kinnitatud. Aga läheme siis oma päevakorra juurde ja päevakorra esimene punkt on vallavara võõrandamine aktsiaseltsile Haljala Soojus. Ettekandja Ivar Lilleberg. Tervist. Jah, teile on saadetud siis eelnõu, mis käsitleb 2 vallale kuuluvat kinnistut. Üks on Käsmu külas Neemede 49A, teine on Võsu alevikus Sporditänav 22. Need täna kuuluvad vallale. Nende kinnistute peal asub siis Haljala Soojusele kuuluv üks puurkaev ja reovee pumpla. Ja vallavalitsus teeks ettepaneku need 0 euro eest võõrandada Haljala Soojusele need kinnistud, sellepärast et vallavalitsusel neid kinnistuid vaja ei lähe oma ülesannete täitmiseks.
Aitäh. Kas on ettekandjale küsimusi? Ei ole. Võib-olla nii palju, kas selle servituutide koha pealt on mingid arenguid olnud äkki? Vaata, kuna komisjonis oli juttu see seal ühele selle kaevukinnistule. Servituutidega tegeleme, kui lähme notarisse, et täpsemalt juhised ei ole enne, kui on volikogu otsus allkirjastatud. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Aivar. Ei ole küsimusi, aga ma vist peaksin selle küsimuse arutamiseks üldse ennast taandama. Kuidas see on? No, mitte vist, vaid kindlasti, jah. Oleks soovitatav. Jep. Siis oleks mul siuke soov. Kas veel keegi soovib midagi öelda? Ei soovi? Siis panen hääletusele, et kes on selle otsuse poolt, siis palun märku anda, kas kirjutades või kätt tõstes ja keda ma ei näe, siis ma küsin üle, aga keda ma näen, siis ma ütlen valjusti. Poolt. Aide on poolt. Margus on ka poolt. Margus on poolt. Leo on poolt. Leo on poolt. Leo on poolt. Teine Leo on poolt. Anti on poolt. Anneli. Anneli Alemann ka poolt. Grete. Grete on poolt. Ja, Grete kirjutab ka. Rainer on ka poolt, ma näen, ja Triin Tooming on poolt. Ja Lisa on poolt. Ja ise olen ka poolt. Urmas Osila Poolt. Ega on selle otsuse poolt 13 volikogu liiget. Otsus on vastu võetud. Jälle mul ei ole haamrit. Nii, aga tühja sellega. Järgmine päevakorrapunkt. Vallavara koormamine hoonestusõigusega, selle muutmine. 20. november 2018 otsus, selle muutmine. Riina. Hallo, Riina. Omast arust nagu lülitasin mikrofoni sisse, aga ikka oli väljas. Aga nüüd on kuulda. Räägi. Eelnõu mõte on selles, et volikogu annaks vallavalitsusele loa kehtestada hoonestusõiguse seadmise tasu. Täna oli ta volikogu poolt alghinnaga kinnitatud ja kuna on juba teadaolevaid ostusoove, aga selle alghinna, volikogu poolt kehtestatud alghinnaga ei ole õnnestunud siiamaani 2 aasta jooksul kahte päris ei ole neid hoonestusõiguseid seada. Aitäh. Kas soovib keegi midagi veel lisada selle kohta? Rainer, eelarve majanduskomisjonis oli ka sellest juttu vist. Soovid midagi öelda? Oli juttu, jah. Ja meie olime sellega nõus seal. Mis selleks hinnaks võiks tulla, vabandust, ma nüüd ei ütlen ette, et võiks või plaanitud või? On seda mõeldud, arutatud? Ei, valitsus ei ole seda praegu arutanud. Vähemalt ametlikult mitte nüüd. Aitäh. Soovib veel keegi küsida? On küsimusi?
Kui ei ole küsimusi, siis panen hääletuse, kes on selle eelnõu poolt, siis palun endast jällegi märku anda. Triin Tooming on poolt, Grete on poolt, Aivar Maurer on poolt, Rainer on poolt, Leo on poolt. Anti on poolt. Nii, kes siis veel ei ole märku on tõest? Aide. Margus Kölk kirjutas, et on poolt. Margus on ka poolt, ja just. Anneli Alemaa. On poolt. Siis Krista on ka poolt. Leo Bergström. Poolt. Urve Kingumets. Poolt. Ma ise olen poolt ja Urmas Osila. Poolt. Ega on 14 volikogu liiget, ehk kõik täna istungist osavõtjad on poolt, sellega on otsus tehtud. Järgmine päevakorrapunkt on arvamuse andmine Altpere teise liivakarjääri kaevandamisloa taotlusele ja otsuse eelnõule. Ettekandja Kuldar Pärn. Tere. Tere. Volikogule on esitatud siis eelnõu arvamuse andmine Altpere teise liivakarjääri kaevandusloa taotlusele ja otsuse eelnõule. Ehk siis ühesõnaga see on siis Haljala vallavolikogu seisukoht Keskkonnaameti poolt väljastatavale kaevandusloale. Ja tegemist on siis iseenesest olemasoleva kaevandusloa pikendamisega, sellepärast et Altpere teise karjääri kaevandusluba lõpeb 2021. aasta algusel ja seda kaevandust ei ole siis lõpuni kaevandatud. Õigemini see kaevandamistegevus selle karjääri puhul hakkas koos selle Aaspere Haljala lõigu ehitamisega ja täna seal vedu käib. Ja põhimõtteliselt tegemist on siis circa 3,5 hektari suuruse maalaga, millest siis 2,6 hektarit on see kaevandatav ala. Ja põhimõtteliselt eelnõu on esitatud niimoodi, et volikogu oleks sellega nõus. Seda põhjendust ütleb ka Vihula valla kehtiv üldplaneering, mille kohaselt ta on juba mäetööstusmaa juhtotstarbega ja samas oli seal juba kehtiv kaevandusluba peal. Ja ainukeseks tingimuseks, mida volikogu võiks sellele seada, on see, et me rakendaksime täiendavaid meetmeid Võle-Vainupea-Kunda tee korrashoiul, sellepärast et kevadel oli seal päris palju liiva ja muda oli tassitud, mis muutis siis kohalikud elanikud ja teel sõitjad nagu siis öelda murelikuks. Ja siis vast ongi minu poolt kõik praegu. Aitäh. Nii, palun, kas on ettekandjale küsimusi? Anti, Keskkonnamaja planeeringute komisjonis, mis te otsustasite? Jah, me arutasime seda punkti ja olime selle klausliga nõus, et siis nii-öelda see kaevaja peab seal hoolikamalt seda teed puhastama ja Keskkonnaamet peaks seda jälgima. Aga põhimõtteliselt oleme nõus. Selge. Kas on kellelgi küsimusi veel midagi täiendada? Omalt poolt ei ole. Siis panen hääletusele. Palun märku anda, kes on selle otsusega nõus. Aivar Maurer poolt. Kui kiiresti läheb, on kiiresti jälgida. Leo poolt, Margus Punane poolt, Anti Puussepp poolt, Triin Tooming poolt, Anneli Alemaa poolt,
Krista poolt. Leo Perbström poolt. Grete poolt. Urmas poolt. Rainer poolt. Võib-olla lasin nüüd silmist mööda, aga Urve poolt. Seega on kõik 14 volikogu liiget poolt. Aitäh. Otsus on tehtud. Ma küll tegin ettevalmistuse, panin tähestiku järjekorras omal, et kiiresti märkmeid teha, aga ma ei arvestanud sellega, et sõnumid ei tule tähestiku järjekorras. Nii, 4. päevakorrapunkt. Eelarve majanduskomisjoni koosseisu muutmine. Ettekandja Rainer Lille. Ja, et olen esitanud esildise Teater Eiffelt uuesti eelarve ja majanduskomisjoni liikmeks nimetada ja kinnitada. Olen temaga rääkinud, ta on sellega nõus olnud ja tegelikult oli juba kokkulepe varasemalt, et kui ta peatas oma volikogu liikme staatuse, et siis oli tegelikult juba jutt, et ta ikkagi komisjoni liikmeks jääks. Ja minul selles mõttes selle vastu jah, tõesti midagi ei ole ja paluksin siis ta kinnitada nii-öelda komisjoni liikmeks. Aitäh. Kas on kellelegi ettekandjale küsimusi? Keegi soovib midagi täiendada? Minul on. Kes see mina on seal? Urmas. Aitäh. Nii. Kas on veel olnud avaldusi sinna komisjoni liikmeks saamise kohta? Jah, on olnud. Anneli Alemaa esitas ka taotluse, aga kuna nad on teaga ühest nii-öelda nimekirjas, siis valikuks, ütleme nii-öelda osutus teha. Veel üks küsimus, kui võib. Ja. Mitu liiget on mahedast praegu eelarvekomisjonis? 3. Aga Isamaalt võiks siis 2 olla? Millega põhjendad? Millega mahedat põhjendame 3-ga? Valimistulemusega. Sellisel juhul tahaks ka valimisliit, vaba vallakodanik 2 liiget juurde saada. Meie tulemus oli natukene parem. Ühtegi avaldust teilt ei ole tulnud selle kohta. Tuleb. No, siis saab arutada. Selge, aitäh. Nii, on kellelgi veel küsimusi? Ei ole. Siis panen hääletusele ja palun andke märku, kes on selle eelnõu poolt. Aivar Maurer poolt, Margus Punane poolt, Rainer poolt, Leo poolt, Perksen poolt, Alemaa poolt, Grete poolt, Urmas poolt, Anti Puussepp poolt, Aide poolt, Triin on erapooletu. Ei osale hääletamis. Nii. Urve. Poolt. Seega on poolt 13 volikogu liiget, 1 jäi erapooletuks. Seega on otsus tehtud. Nii.
sellega on meil otsuste osa läbi. Nüüd on edasi siis vallavalitsuse info ja muud küsimused. Ja esimese siis muu küsimusena valla põhimääruse muutmise arutelu. Ja ma palun Riinat, et sa siis teeksid esimese vahekokkuvõtte sellest, mis meil on toimunud vahepeal. Volikogu või see tähendab põhimääruse muutmiseks on tegelikult 2 ametlikku ettepanekut. See on siis, üks on kaugosalusega istungid, millest see tänane olukord ka tingitud on. Ja teine ametlik ettepanek on, et lisada see põhimäärusesse ka piirkondlikud kandid ja kandikogud ja külavanemad. Kolmanda põhilise küsimusena jäi üles eelmisest aastast, kus meil oli natukene arusaamatusi, oli mitmel lugemisel menetletavad valla arengudokumendid, mis tõenäoliselt tuleks põhimääruses täpsustada. Eelnõud täna valmis ei ole ja 4. punktina siis peaks ära otsustama selle volikogu töökorra küsimuse, et kas see siis tuleb või tule. Ja 1. juuniks, nagu kokku oli lepitud, tuleb see eelnõu, et siis, ja ka muidugi sinnamaani samamoodi, me just enne rääkisime, et kõik ettepanekud on veel siiamaani ikkagi teretulnud. Ja peale 1. juunit siis me saame need menetlusse saata. Üks oluline kokkulepe, võib-olla mis kergendaks eelnõu kokkupanemist, on see, et kas nüüd need kaugistungil või istungil kaugelt osalemine saab meil olema reegel või ikkagi erand. Aitäh. Palun, kas on kellelgi küsimusi Riinale? Soovib keegi midagi küsida? No mina sooviksin küll nüüd lisada, et Haljala vald võiks olla väga innovaatiline ja näidata eeskuju, et kui volikogu liikmel on mingisugune lähetus, siis sellega ta ei ole nagu pärsitud osalemast volikogu istungil. Nii et kogu kaasaegne maailm areneb selles suunas ja loodan, et ka Haljala volikogu näitab eeskuju. Aitäh! Ja just, seda on täiesti võimalik sätestada. Soovib keegi veel küsida või kommenteerida? Ma omalt poolt siis lihtsalt kordan üle, et eelmisel volikogu istungil sai siis niimoodi põhimõtteliselt otsustatud, et 1. juuniks vallavalitsus paneb selle eelnõu kokku, mis puudutab põhimääruse muutmist. Ja ma arvan, et me võiksime siin tegelikult veel anda volinikele aega ka mõnede lisanduste tegemiseks, kuid siin oleks täna paslik üks asi meil ära otsustada, et kas me läheme seda põhimäärust muutes seda teed, et tuleb ka volikogu töökord eraldi või siis mitte. Et sellest sõltub ka see põhimääruse enda ülesehitus, et kui me otsustame, et ka volikogu töökord eraldi dokumendina tuleb, siis ei peaks põhimääruses nii detailselt paljusid asju otsustama. Ja. Aga kui seda ei tule, siis ta võiks jääda sellisena, nagu meil täna see põhimäärus on, üpriski suure detailsusastmega. Võib-olla veel midagi juurde lisades, et miski nagu volikogu töökorra koha pealt ei jääks õhku. Et Leo, see oli sinu ettepanek, et kuidas sa ise sellesse mõttesse suhtuksid, et see täna nagu põhimõtteliselt ära otsustada, et kas me läheme seda töökorda eraldi kehtestama või mitte? No ma kindlasti ei pea volikogu töökorra kehtestamist nüüd nii-öelda elu eesmärgiks, aga tõepoolest, kui täna konsensuslikult ja ma nõustun alati konsensusega, et kui see
otsustatakse, et kirjutame siis natuke detailsemalt põhimäärusesse sisse, siis ma olen loomulikult valmis oma ettepaneku tagasi võtma ja nõustuma siis oma ettepanekute esitamisega põhimäärusesse, mida siis volikogu saab hääletada poolt või vastu. Hästi, et meil põhimõtteliselt kõigis komisjonides käis teemaga läbi ja minu teada ka vist ükski komisjon ei toetanud eraldi seda volikogu töökorra kehtestamist. Et kuigi Koks ütleb, et volikogu kehtestab selle töökorra, aga ega ta seda normdokumenti ju lahti ei kirjuta, et see võib ju sama hästi olla ka ju põhimääruses, eks ole, on nii? Jah. Võid kinnitada või kuidas? Ja. Okei. Aga siis ma ei hakka siin nüüd eraldi hääletust tegema, et ükshaaval üle küsida. Ma küsiksin siis pigem vastupidi, et kas olete kõik päri sellega, et me praegult ei lähe seda volikogu töökorda kehtestama, et pigem tuunime oma põhimäärust? Või soovib siin keegi kindlasti oma erimeelsust eraldi protokollida või ära märkida? Aitäh. Nii palju märgin, et ma nõustun siis konsensusliku seisukohaga ja võtan oma ettepaneku tagasi. Aitäh, siis on konsensuslik. Aga võiksime siin sätestada ka ühe kuupäeva, et kui 1. juuniks vallavalitsus pidi volikogule esitama selle eelnõu, et neid veel täiendavad ettepanekuid. Riina, ütle, mis viimane kuupäev võiks siis olla, et saaksite seda seal siis arvestada ja kokku panna? Kuna see on selles mõttes nagu ikkagi rohkem ametnikupõhine ja kellega ma siin võib-olla kantselei rahvaga natukene arutan, sest et ega see ei ole nagu vallavalitsuse pädevus nagu sellist volikogu ütleme, et kas mis siin nüüd protseduurilisi asju puudutab nagu ette kirjutada, et valitsuse iseenesest seda vaatama ei pea istungil. Et ma usun, et järgmise nädala jooksul kõik ettepanekud, mis laekuvad, on ju kena. Seda saab ju alati veel juurde panna. Saab ju alati veel juurde panna, et isegi kui tuleb järgmise nädala lõpuks, ma usun, et sellest ei juhtu midagi, saab ainult täpsustada. Aga siis märgime, et hiljemalt veel 29. maini, et kui kellelgi on midagi lisada, siis palun andke märku ja andke teada. Ja isegi kui ametlikult ei vormista, kui minu meilile saadate lihtsalt, et see asi võiks üle vaadata, vaatamegi üle. Hästi. Et oleme siis niimoodi kokku leppinud. Ma küsin, et lihtsalt täpsustuse huvides, et põhimäärus eeldab 2 lugemist, et siis esimene lugemine on juunikuu volikogus. Teeme kõik selleks, jah? Jah, kui eelnõu on niivõrd küps, et esimest lugemist teha, siis oleks juunikuu volikogus. Nii, aga siis läheme edasi vallavalitsuse infoga. Palun, Ivar. Jah, mõned teemad. Haljala kooli projekteerimine selles mõttes on endiselt graafikus, mingid täiendavaid materjale pole tulnud, reedeks peaks see tulema, siis on meil eelprojekt esitatud ja 29. on projekteerijad planeerinud esitada ka siis eelkalkulatsiooni ja ka ehitusloa taotluse. Võsu ranna lõppes mõni nädal tagasi. Eile lõppes ka vaidlustamisaeg ja täna on siis seis selline, et reedel on meil ehitajatega esimene koosolek toimumas, siis saame teada täpselt, millal ehituseks läheb. Aga maksimaalne ehitusperiood on siis lepingu järgi 5 kuud. Samuti lõppes Köstrimaja projekteerimishange. Laekus sinna rida projekteerijaid oma pakkumistega. Nii et oleme kohe lähiajal sõlmimas lepingut ja suvel tegeleme selle maja projekteerimisega.
ja Võsu perearsti koha pealt tõepoolest siis Postimaja müük on vist toimunud või kohe toimumas. Täiendavalt ma siis ütlen nii palju, et me oleme perearstiga ise kontaktis olnud ja ma loodan, et see areng on mingi hetk toimumas. Ma täpsemalt räägiks võib-olla järgmistel volikogudel sellest. Lühidalt kõik. Tohib, Ivar, täpsustuseks, ma püüdsin ka vahel juba küsida, aga see Võsu rannaala arenduse koha peal sa ütlesid, et see vaidlustamise tähtaeg sai mööda, see tähendab, et ma saan aru, et vaidlustamisi ei olnud. Ei olnud. Ja tänane parim pakkuja on siis? Revin Grupp OÜ pakkumisega circa 570 000 pluss käibemaks. Ja see on meil siis nii-öelda eelarve piirides? Just. Okei. Palju sellest seda projektiraha oli, mis oli mõeldud, ütleme, ma ei mäleta seda summat, oskad sa täpsustada, Ivar? Natuke üle 500 000. Et palju me oma osalus, siis oma raha läheb sinna? 200, ütleme 20 000. See on eelarve järgi nagu selles mõttes, et 570 pluss käibemaks on tegelikult odavam, kui meil eelarves oli, aga eelarve kohaselt oli meil planeeritud riigi raha või toetusraha on meil 511, kui ma ei eksi, ja ülejäänud 220 oli siis valla osalus. Kas tohib küsida? Urmas olen. Ja palun. Kas ma saan ikkagi kõigest nüüd õigesti aru, et 570 oli see hanke tulemus, aga nagu ma aru sain, sealt ometi ju hanke tehti tükkideks. Et me ei räägi ju absoluutarvudest või lõplikest arvudest, et kas nüüd kedagi hullutatakse või volikogu liikmeid või milles asi? Ei kedagi hullutata. Aga mis see lõplik summa on siis rannaalal? No reaalselt see pump tracki hange tuleb teha eraldi ja selle eeldatav maksumus on 30–50 000. Nii, ja siis mis siis lõplikuks maksumuseks? Täna ei ole ju lõplikku maksumust, lugupeetud volikogu liikmed. Me hakkame kinnitama tegelikult, et see hange 2 tükiks võeti, ma ei tea, kas see võib-olla on seaduslik, loodame. Aga Riigi Tugikeskus ei anna meile raha pärast, kui meil ei ole kõik need asjad tehtud. Ja kuna see nüüd kisti seal välja, kuna jälle ei olnud projekti, siis me ei saa ju täna lõplikest summadest rääkida. Mida me räägime siin? Mina arvan siiski, et me peaksime selle hanke ära ootama ja siis minema ehitajaga alles. Aga kui see on kallim näiteks, mis siis on? Kuhu me edasi läheme, ma ei saa aru praegu. Ei, et enne ei lähe ehitajaga edasi, kui hanke on lõplikult. Meil on lõplikud summad teada. Meil ei ole täna lõplikuid summaid teada ja me lähme ehitajaga hakkame ehitama. Meil on teada ehitajaga täpselt kogu maht. Ainuke maht, mis välja jäi, oli pump track. No nii, aga see tuleb ka valmis ehitada ju. Just. Aga me ei tea, palju see maksab täna. Ja jälle orienteeruvate summadega, nagu me räägime seal ju vahest praegu 20 000. Peen raha muidugi, ma saan aru, aga kellegi jaoks. Aga praegu, kus tuleb niikuinii lisaeelarvet hakata vaatama, kärpima tuleb hakata ja me laseme nagu mööda minnes, et kuskil tuleb veel 50 000 juurde. Kas tõesti oleme nõus volikogu liikmed või? Mis meil oli plaanitud oma raha nüüd, kui see Revin Grupi hange tuli, ütlesime 220 tuleb praegu juurde panna, et see 570 pluss käive ära katta. Palju meil muidu oli plaanitud eelarves selleks oma osaluseks? Kas see katab ära selle teise hanke 50 000 ka või oma osalus? No jaa, kogu eelarves on meil täna 730 000. 734 tuleb kokku, ma vaatan, kui on 570 pluss käive pluss maksimum 50 000 on 734 000. Ja. Mina saan 684 000. On praegune Revini siis pakkumus. Aga kas sinna pidi tulema see 50 000, 20–50 000, see teine osa juurde veel või? Just. No siis tuleb 734 maksimum stsenaariumi. Just. Jah, seda ma ütlesin.
Kuulge, veel kord, et see on orienteeruv summa ju. Täna lihtsalt keegi ütleb, et see on niimoodi. Minu ettepanek on ikkagi, enne ei tohiks see ehitajaga mingit lepingut teha, kui on lõplik summa. Sest see oli tegelikult ju ikkagi tõsine möödalaskmine jälle, et mindi hankesse ja siis hanke ajal selgus, et tegelikult ühe eriosa projekti pole üldse olemaski. Millal see summa selguda võiks nüüd jälle, kaua see aega võtab? Mis protsessid sellega kaasnevad? Ma arvan, et kindlasti on see lähinädalate küsimus, kui saab sellise hanke üles panna. Seega ei ole ka veel projekti, nagu ma aru saan, eks? Ei ole. Mina arvan küll, et tuleks peatada see protsess praegu. Sest ja teiseks siis ikkagi veel kord, et kui ilmselt jõuame kuskil teises punktis selleni või mida 8. Et kui ikkagi on vaja hakata tegema kärpekava, siis mis asjad need on, kus otsas seda hakatakse kärpima, eks? Me saime kuulda eelmine kord, või eelarvekomisjonis, et mis on see kõige viimane, mida kindlasti ei tehta, aga tänane, see on küll ebakorrektne tegevus praegu. Olen mina kindlalt seisukohal. Või kui keegi teistmoodi arvab, siis hakkame tööle. On kellelgi veel midagi küsida? Kas lihtsalt info muu kohta või selle sama teema kohta? Ei, võib ka üldse infona küsida. Ma tahaks vallavalitsuselt küsida selle Georg Otsa bareljeefi kohta, et ma kogukonna komisjonis kuulsin, et see ettepanek on edasi lükata 1 aasta. Et mis on need põhjused, et ikkagi selline ajalooline hetk ja 100 aastat, et miks seda edasi lükatakse? Et ma sain aru Katrin Kivi kommentaarist, et pidu ei tuleks, aga kas see on nüüd ikka õige see ettepanek seda edasi lükata? Ja võib-olla peaks kaaluma ikkagi mitte bareljeefi, vaid hoopis kuju siin üldse. Kas vallavanem oskab mulle vastata? Mis need kaalutused olid, et see edasi lükata? No esiteks kujust ei ole kunagi juttu olnud, et Toomas Lepp, kes on selle ettepaneku välja toonud, tema on rääkinud bareljeefist. Eriolukorra alguses sai muusikapäevad koos bareljeefiga vallavalitsuses otsustatud, et lükatakse edasi. Täna peale siis kogukonna komisjoni oleme me tegelenud sellega, et leida võimalusi, kuidas see bareljeef rajada ja tõenäoliselt tegeletakse sellega edasi ja loodan, et siis erainvestorite kaasabile saab see ka ikkagi tehtud. No väga tore kuulda. Nii, siis teine küsimus on, et kogukonna komisjonis ma küsisin, et kas on võimalik Võsu rannas ja küla vahel juba WC-d avada. Kuidas siiamaani on need lukus, et mis siit ettepanek tuleb? Küla jäävadki luku selleks suveks? Bussijaama oma on lahti ja homsest on nii ranna omad lahti. Selge. Nii, ma vaatan, kas mul on midagi veel. Tohib, Anneli, ma vetsu kohta läks jutuks, küsin, kaugel Aljale vets on? Ei ole kaugel. Ei ole kaugel. Ma tahtsin kunagi ammu veel küsida, ma sellest on palju aega edasi läinud, aga ma kasutaks selle võimaluse täna. Et ma tahtsin kunagi ammu küsida, et kui oli aktus ja anti välja elutöö preemia kandidaadid ja aasta tegijad, et miks Aarne Vaiku isegi mainitud või talle mingi sümbol või märk või diplomi antud, et see, et ta loobus, oli üks asi, aga kas ka tema nime oleks võinud ikkagi selle aktusel ära märkida? Et mis see põhjus oli? Otsus oli eelkõige siis see, et kuna ta ikkagi loobus, siis me seetõttu kuna ta ei olnud nõus vastu võtma seda, siis me ei näinud ka vajalikuks seda välja tuua. Minu arust oleks kena olnud seda ikkagi mainida, aga kui ta nii läks, siis eks ta siis läks. Et vähemalt rahvas oleks võinud ikkagi teada, et tema oli tegelikult see võitja ja et ta loobus. Minu rohkem küsimusi oli, aitäh. Noh, kas tegelikult ikka ei teadnud küll? Nii, aitäh. Kui
rohkem küsimusi ei ole või on veel kellelgi mõne vetsu või mingi pingi kohta veel midagi küsida? Minul tegelikult on üks veel. Ma tahtsin seda öelda, et väga tore, et siin randa juba korrastatakse, aga terve talv on nüüd metallist see pink on nüüd seal vees, et äkki saab selle suveks nüüd lõpuks sealt veest välja ka, millel see kõik poseerivad ja teevad igasuguseid kauneid pilte. Äkki saaks selle nüüd lõpuks ikkagi rannaliiva peale ja inimesed saaksid siin istuma kakata. Aitäh! Nii, rohkem vist on kellelgi veel küsimusi ja märkusi? Rohkem ei ole, siis kuulutan tänase istungi lõppenuks ja järgmine istung on siis plaanide kohaselt 16. juuni ja loodetavalt see häda ei ole siis nüüd nii suur, et hädaolukorrast tingituna veel me kokku ei võiks saada, et võimalik, et siis me juba oleme füüsiliselt kuskil ühes ruumis. Aga sellega on tänane istung lõppenud ja kohtumisteni. Aitäh! Nägemist!